Kabiinijutud podcast ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitleb EPA Stuudio 2025. Väga vahva. Varesed kraaksuvad endiselt, lehmad muutavad mõnusasti aasa peal. Traktor teeb brum-brum. Traktor teeb brum-brum. Me oleme siin tagasi ja meil on siis päev 2. Hakkame kabiinijuttudega jälle saateid tegema. Ja nüüd võtame fookusesse korraks innovatsiooni. Jälle see inno tuleb meil mängu. Ja räägime, kuidas seda innovatsiooni või seda nii-öelda kastist välja mõtlemist saaks otse toidu tootmises siis nii-öelda rakendada. Et milline peaks olema see mindset, millised võiksid olla need tööriistad ja kuhu see kõik siis nagu võiks meid viia. Ja mul on hea meel tervitada saates sellist meest nagu Jaan Aalberg. Tema siis on meil Jaaniveski OÜ juhatuse liige Lääne-Virumaalt. Tere, Jaan! Tere, näha teid siin. Tore. Väga hea, et sa jõudsid meile ilusti kohale siia hommikul. Ja kes veel mõtleb, et kes meie oleme, siis mina olen endiselt Kristjan Anderson ja siin minu kõrval ikka kaassaatejuht Elmar Reinold ka. Nii, aga ma ise mõtlesin, kui seda saadet nagu kokku panin, et minu arust on hästi oluline alguses nagu mõtestada lahti see sõna innovatsioon, eks ole. Seda kasutatakse nagu vasakule paremale üles alla, eks ole, meil on see aasta ka see innovatsioon. Ja mul on ka selline tunne, et iga inimene võib-olla natuke mõistab seda läbi oma vinkli. Ja siis võib-olla siin alustuseks küsikski Jaan sinu käest siukse, et kui me räägime sellest innovatsioonist toidutootmises, siis mida see sinu mõistes tähendab? Kas see on tehnoloogia, on see mõtteviis või uued? Veel midagi kolmandat. Midagi kolmandat, jah, täpselt. Et kuidas sina seda mõtestad enda jaoks? Mõtlesin sellele, et mis see innovatsioon minu jaoks siis on, et kui ma isikliku tasandi võtan, siis ma mõtlen innovatsioonist, et tegelikult seda ju polegi, et ma teen oma asja kogu aeg. Siis kui ma vaatan enda tegevustele kõrvalt vaate, siis ma ütleks, et innovatsioon minu jaoks on kõigil nendel tasanditel. Et algab ikka sellest, kuidas ma vaatan ja mõtlen ja teen oma tegusi. Ja siis ma võtaks sealt appi teaduse poole, siis ma võtan ajaloolise kirjanduse ka põllumajanduses, mis kannab innovatsioonis väga suurt rolli minu jaoks täna, sest 100-aastased teadmised võivad täna tulla väga suureks kasuks, ma ütleks. Ja eks ta selle nagu terve selle pildi nagu kokkupanek tegelikult, et näha suurt pilti, sealt tuleb minu jaoks päris palju innovatsiooni selles mõttes. Seega selline enda jalajälgedest korra kõrvale astumine on see, mis aitab seda nagu rohkem vaadata, mida sa tegelikult ise teed, eks ju? Jaa, no kuidas me seda teeme, ma olen seda enne ka öeldud, et meil on siuke 100 katset peaaegu iga aasta. See, mis see katsetamine siis on, see ongi oma tegevuse kas siis kõrvalt vaatamine või siis võrdlemine enda nagu põhitegevusi siis mingi muu lahendusega. Sisuliselt me vaatamegi, kas mingist asjast seal võiks tekkida justkui meie jaoks innovatsioon. Ja ma mõtlengi, et siit justkui nagu kumab see ka välja, et see kõik toimub nagu su enda initsiatiivil või tunned sa kuskilt ka nagu mingisugust nagu sükest survet, et peaks nagu muutma, tegema teistmoodi? Või on see lihtsalt puhtalt sinu selline enda huvi ja mõtteviis, et saab ka nii, aga kui ei saa, äkki peaks proovima naa? Kindlasti on siin ma arvan, et 2 kandvat rolli. Üks on see isiklik huvist ilma selleta, ma ei tea, lihtsalt ei viitsiks. Nii on. Ja tegelikult täna ikkagi see põllumajandusturg nagu majandusmõistes, see sunnib tegema neid ka väga tugevalt, sest tuleb ideid välja mõelda, kuidas on võimalik esiteks soodsamalt toota ja sinna kõrvale hinnata, et kas me siis suudame ka võib-olla keskkonda hoida rohkem, võib-olla see toode lõpuks, mida me toodame, on ka inimkonnale parem. On sul mõni, see on nüüd võib-olla natuke keeruline küsimus, aga mõni suke natuke detailsem näide selle sama just mainitud fakti juurde, et selles turuolukorras nagu mingisugune innovatsiooniga seotud tegevus teha, et mis see võis olla üksuguseid viimasel ajal näiteks? Ma arvan, kõige lihtsam on mingid väetamisküsimused. Täna saab 2 tonni vilja eest 1 tonni väetis, siis see on nagu tõsine koht, kus seda peab arutama. Eelmine aasta oli 1,5 see korda ja enne seda on see olnud 1. Tuleb midagi välja mõelda, et mis me seal põllu teha saame, kas see on see kaevandamine
Kas ta üldse on kaevandamine, kui me sinna neid väetamise ABCs ette nähtud nagu toitained ei pane kõiki iga aasta. Kõik see on nagu minu jaoks innovatsioon, see innovatsioonil on ka nagu see külg, et kas ta on lühiajaline või pikaajaline. Just. Kas sa korraks saad lahti pakkida, see kasutasid siukest väljend nagu kaevandamine, mis sa selle all mõtled täpselt? Täna me ju kuuleme tihti lugu, et nii-öelda, et põllumehed osa on nagu kaevandavad põllumehed toitainete mõistes, et me mullast pumpame toitained välja, just kui võtame sealt pangast seda kogu aeg. Aga kas see tegelikult nii on, et sellele tegelikult häid vastuseid ei ole? Siin on see koht, kus minu teadus võiks olla selle innovatsiooniga ikkagi abiks, et mis nende kandev roll võiks olla, et põllumeestele võiks see nagu sõnum tulla, et mis see siis tegelikult õige on. Et täna ma näen, et teadus võrdleb meil lihtsalt, et kas vahe või tava, kumb see parem on. Aga see ei peaks olema teaduse ülesanne. Nad peaks meil ikkagi pakkuma välja. Meil see aasta oli väga märg aasta, et tere põllumehed, kuulge, tehke neid asju, siis järgmisel märjal aastal enam ei pea riigi käest lisaraha küsima. Tuleb järgmine põuaasta, siis kui te need liigutused ära teinud, me ei pea jälle minema riigi käest lisaraha nõudmast, me ei ole hakkama saanud tegelikult oma tootmisega. Just. Mul endale seostub kohe sellega selline, me kasutame tänasel päeval taastava põllumajanduse põhimõtteid, kus nüüd see sõna ise on hästi oluline selle punkti juures ja küsimuse juures, mis siit kohe välja formuleerub, et me võtame justkui uusi praktikaid ja teeme innovatsiooni selle poole pealt, et näiteks vahekultuure kasvatada ja selle läbi siis eks ju seda, nagu sa ütlesid, mitte pangast võtta, aga panna panka sisse ise rohkem ja seda kasutada siis nagu toitainete mõttes. Samas oma sisuliselt vahekultuuri kasvatamine näiteks on ju, see on puhas loodus, et see ei ole midagi, mida inimene leiutanud, vaid me lihtsalt rakendame loodust ennast, et kust maalt see innovatsioon sinu jaoks jookseb, et kasutada midagi, mis on olnud ammu enne inimest versus see, et inimesele leiutas? Küsimus ongi, et kui me vaatame enda konkreetset tootmismudelit, siis 2013 aasta, kui me esimese vahekultuuri külvasime, siis see oli meie jaoks päris vägev innovatsioon. Tänaseks ma ütleks, et see ei ole, seal pole mingit innovatsiooni. See on loogiline. Meil on viimased, ma ei tea, 5 või 6 aastat on kõik põllud rohelised olnud. Et siis on küsimus, et kuhu maani, et tegelikult on. Me lihtsalt teame seda, et see töötab meie jaoks. Just. Ma ei pea enam mõtlema selle üle, et kas see on nüüd nagu uus asi ja kas või mis või miks on. Et ma tean, et see tuleb ära teha. Nii lihtne ongi. Super. Ehk siis innovatsioon ei ole asi iseeneses, vaid see on loogiline asjade kulg. Ja ma mõtlen ka, et see ongi, et kui sa teed seda esimesel aastal, eks ole, mingisugusel väiksel hulgal hektaril, sa vaatad, see on sinu jaoks uus, see tegevus on uus, sellel ajal see tegevus on, eks ole, uus ja siis nagu see hakkab saama sinu normaalseks, eks ole, protsessiks nii-öelda. Et seal ei olegi enam küsimus kas, vaid seal on küsimus, eks ole, ma tea, mida ja kuidas ja mis iganes on ju. Aga nüüd sa mainisid ka sõna nagu, et teie jaoks see nagu töötab. Äkki sa pakid nagu seda taustavits, et mis seal siis, ütleme, mis see probleem oli, mida te püüdsite lahendada ja mis siis nagu tööle hakkas, mida te märkasite? Eks nagu ma ütlesin, see majandusküsimus oli nagu esimene, siis kõigile tasuta, peaaegu tasuta kätte saadava internet aitas nagu abistada nende mõtetega, et mida teha, et siis et seda kasumlikkust suurendada. Siis me näeme oma põlde, siis me nägime seal, me nägime mingid küüruotsad olid siuksed, kus vilja ei kandnud, tekib nagu loogika, et seal äkki oleks midagi taastada. Aga millega siis on? Siis on mingid põllud on aastati erinevad, et on mingid põllud, mis iga aasta teevad päris hea toodangu, siis teed sinna selle ajaloolise uuringu, mis seal tehtud on, mis küsimus, ja siis mingid põllud, mis ei tooda nagu, teed samad sisendid, aga tulemus on midagi, mida sa ei oota, eks. Siis ongi küsimus, et mis lahendusi me hakkame tegema, siis vahekultuurid tulid seal kohal mängud, me nägime nagu konkreetselt, meil on mingid põllud, mis tänas 30 aastat tagasi, kui sa seal mingid kündi tegid ja pärast tegid see tavapraktika ära, siis külvata enam ei saanud, sellepärast muld oli veeres lihtsalt külliku ees. Ta ei olnud mingisugust lõimist, või lõimis oli olemas, seal ei olnud, muld ei olnud seotud oma vahel, seal orgaanikat sisuliselt polnud. Aga see tuli kõik ajaloost ja siis vaatadki seda, et mis me teha saame, siis tuleb panna kogu aeg taim kasvama sinna. Täitsa loogiline. Jah, selle jaoks see muld ju ongi olemas, see on, mis ta ise on. Ja siis kui ma toon praktilise näite, konkreetselt see põld, mis siis 30 aastat tagasi, see andis meil mingid 400 kiloseid odrasaaka. Täna, selles mõttes vaade on muutunud, täna me ei ole rahul, kui me saame 4 tonni seal.
Mulle väga meeldis, et sa kasutasid sõna nagu kasumlikkus, sest mulle on jäänud ikkagi tugevalt selline mulje, et see narratiiv, mida nagu lükatakse kogu aeg, räägitakse alati saagikusest, saak, eks ole. Ja et saagikus peab olema kõrgem, eks ole, et justkui nagu saagikus võrdub kasumlikkus. Kas sa äkki ütled, et tegelikult see ju ei ole nii, et me peaksime ikkagi rääkima nagu ettevõtluse seisukohast peab ikkagi rääkima kasumlikkusest. Igal juhul kasumlikkusest. Eile käisin ühes ettevõttes, kus ma käin nõustamas, siis seal puudutasime seda teemat, võtsime nii-öelda aastad kokku ja siis võrdlesime siis erinevad aastaid. Kas see oli eelneva 5 või 6 aasta keskmine, oli seal teatud kultuuridel nii-öelda otsekulud olid 350 kuni 400 eurot hektari kohta. Nüüd tänu siis erinevate lahendustele me sama toodangu võiks öelda, keskmised saagid suhteliselt sarnased, tegime ära 130 kuni 160 eurot hektar. Saak oli tegelikult isegi võib-olla, sellisel juhul sul võib olla 1,5 tonni madalam saak, aga kasumlikkus on ikka sama. Just. Sisend versus väljund. Mis juhul sul siis riskid on väiksemad või suuremad? Et kas sa ostad 200 000 eest rohkem või ütleme 200 000 eest rohkem väetist ja siis riskid sellega, et võib-olla tuleb tükki aasta, kus sa tegelikult see kasumit ei tooda. Just. Et kasumlikkus ikka, ma näen, et sealt tuleb. Aga küsimus on, kõik jõualad on ka meie enda käes. Ja seal ettevõttes samamoodi neil on võimalust olemas need toitained asendada, igast asju teha ja mängida nii, et see saagikust ei kaota. Ja kasumlikkus suureneb. Lõpuks joone alla lihtsalt jääb rohkem raha alles. Nojah, et kui sa jälgid kõigi, mulle meeldib nüüd teha üks analoog, kui tohib, et sa tahad Tallinnast Tartusse sõita, siis sul on valida, et kas sa lähed Fordi või Lamborghiniga, aga kiiruspiirangud on nagu niisamad. No jah, põhimõtteliselt küll, jah. See tuletab seda koolitustki meelde, kus räägiti sellest potentsiaalist, et see mulla potentsiaal justku, et sul on muld, ütleme, et see on auto ja siis tema see nii-öelda see mulla orgaaniline aine, see potentsiaal, mis selle mulla võiks olla, et sul on justkui nagu auto, millega sa võiksid sõita 120 km tunnis, aga arvestades, mis seis sul mullas on, mulla tervis, sa sõidab praegu 50-ga. Et kuidas siis nagu seda potentsiaali, eks ole, tõsta ja seda piiravat faktorit nagu vähendada nii-öelda. Sest kasumlikkusest, ma tahtsin, mul oli üks küsimus veel, oli see teema, et teie enda nagu siis ettevõtmises, et sa kindlasti oled numbritel otsa vaatanud, sa ei pea võib-olla nii täpselt nagu rääkima, aga mida sa siis ütleme, oled märkanud? Ma ütlesin, 2013 panid esimese vahekultuuri, ilmselt sul on datat mingite aastate jagu nagu olemas, aga kui me räägime sellest, ma ei tea, 5-6 aasta nagu pildist, siis mida teie olete nagu märkanud oma nagu kulubaasis, oma tegevustes nii-öelda? Mis me seal märganud oleme? Kultuurid, mida Eestis on lihtne kasvatada. Nende siis nii-öelda kasumlikkuse kõikumine on vähenenud. Kultuurid, mida on võib-olla siis nii-öelda taastava põllumajanduse mõistes keeruline kasvatada, eriti innovaatilises Oskad näite mõne tuua ka? Võtame näiteks rapsi. Siis nende kultuuride võib-olla kasumlikkus on aastati hoopis rohkem kõikuma hakanud. Aga seal on selged põhjused, me oleme võib-olla mõne asjaga üritanud innovaatiliselt üle piiri minna liiga palju. Samas me oleme õppinud sealt palju, ma usun, et me täna oleme kohas, kus meil on mingi arusaam tekkinud, et kus on mingite kultuuride piirid, näiteks raps, et ma arvan, et ta on põhjusega tehniline kultuur. Ja seal ei saa kõiki lähenemisi päris nii võtta, mis on nii-öelda rohkem loodusliku taustaga kultuurid. Tehniline kultuur siis selles kontekstis tähendab täpsemalt mida? Ta on aretatud ikkagi tehnilisel viisil, selles mõttes, ta ei ole päris looduses, sellist kultuuri ei ole kunagi olnud nagu raps on meil täna. Okei. Jah, see on täitsa hea tähelepanek, ma ei ole selle peale niimoodi mõelnud. Siis see tähendabki ikkagi natukene sellist ka tehnilisemat lähenemist, eks ole? Et seal, ütleme, lõpuks ta on kõik loodus, aga küsimus on see, võib-olla trapsil peab võtma kotist elemente natuke rohkem teatud olukorras kasutusele. Just, et ta ei ole ise kasvanud ja tekkinud looduse mõttes nagu selles pinnases, eks ju, et sa pead teda tahtmata toetama inimkäega. Tekkis siuke korraks siuke uudisimulik, et kas see on nagu aja küsimus ka võiks olla, et see raps nii-öelda kohaneb siis näiteks teie talu muldadega
mingi aja jooksul või meie ikkagi ei ela nii kaua, et seda kohanemist näha? Ja, mis seda kohanemist kaasa aitab, vaata see on see põhiküsimus. Täna, kus me tegelikult kasvatame Kesk-Euroopas ette kasvatatud seemneid, siis me sellesse väga ei usu. Saab ainult minna seda suunda, et see sort on aretatud rohkem sellesse tingimuste, nagu meil kliima siin koha peal. Kuhu poole ta iganes muutub, kui ta lähebki rapsi jaoks paremaks, siis kindlasti läheb see paremaks. Okay. Aga see on jälle see üks põnev tegelane, eks ju, meil, kes kõige valimalt räägib, on see ilm, et teda me ei kontrolli. Ja ma saan aru ka, et tegelikult see, ütleme, see nii-öelda taastava põhimõtte ja ma olen ka nagu sinu jutust võib-olla varasemalt ka nagu aru saanud, et noh, see kasumlikkus on, eks ole, üks oluline faktor, mida jälgida ja teine asi on ka nii-öelda see, kasutan nüüd sellist uut eestikeelset sõna, säilenõtkus nende ekstreemsete aastate, see on ingliskeelses resilience nii-öelda. Et noh, et ongi, kui sul on liiga märg aasta, kui sul on liiga kuiv aasta, eks ole, siis sul tegelikult nagu on stabiilne selles mõttes, et see muld ja need taimed koos mullaga tulevad siis nagu stabiilsemalt toime nende ekstreemsustega, et ei tekiks neid kõikumisi nii-öelda. Ja täpselt nii. No ega sellega on ka see põllumajandus iga aasta õpid ja no mis mõttes iga aasta, iga päev õpid ja näiteks sellest aastast üsna kaua on möödas nagu viimasest sellisest nii märjast aastast selles mõttes, et kui me võtame enda seda tehnoloogia ja arengut nii-öelda taastava põllumajanduse mõistes, kus me oleme tulnud ja kuhu me jõudnud oleme, siis me tegelikult märga aastat väga pole näinudki selle perioodi sees. Nüüd on sellest aastast nagu kõik need tehnoloogilised asjad ja mõtted taastava põllumajanduse, kõik nendest kokku ühe suutsin tabada, mis me oleme põldudel teinud, mis on nagu sellise muutuse tekitanud, et mul on nagu tekisid küsimused, et kuidas. Täna ma isegi ei hakka sellest lähemalt rääkimist, sest seda vaja kinnitada, et see ei olnud lihtsalt juhus, aga sisuliselt oli olukord selline, kus mul 2 aastat tagasi oli põllul 2 tehnorada tehtud teatud asjadega, siis sellel aastal, kui põllu keskmine nisust, räägime varajane nisu, Ramiro, selle põllu keskmine oli siuke 5,7, kuidas need 2 tehnorada andsid üle 7 tonni. Me tegime ainult ühe elemendi muutuse seal. Jah, no täpselt. Ja siis ongi see pool, et kui ma lähen sama küsimusega või selle mõttega, et kust see tekkis, lähen täna teadusasutustesse, siis nad ütlevad, ma olen ilmselt nad ei ütle, et ma loll olen, aga et see ei ole võimalik. Et need on need võib-olla innovatsioonikohad minu jaoks. Just. Aga olulised asjad, kui ma ei katseid ei tee, siis neid asju, neid ei tule. Just. Ja mulle väga meeldib, et sa selle katsekoha tõid, sest juba siuke 10 minutit tagasi mainisid sa koha, et sul ongi katselapid. Eks ju, sain õigesti aru? No jah. Just. Et see on see koht, kus sina tegelikult saadki ellu kutsuda enda toidutootmises seda innovatsiooni kui sellist. Kui ma nüüd olen põllumees, kuulan seda salvestust või otse siin praegu ja mõtlen, et no jaa, aga okei, et te räägite siin, et uusi asju katsetada. Kuidas ma peaks nüüd seda alustama? Mul on kõik pinnad on kaetud, ma toidan toidutootmist, tulen ääriveri kokku ja mul ei ole siin üldse vahendeid ja ma ei pea kedagi konkreetselt silmas, ma võtan mingisuguse kujuteldava peaaegu rolli endale. Mis peaks olema see soovitus või mis oleks sinu soovitus sellisele tootjale, kes tegelikult sisimas tahaks katsetada, teha seda innovatsiooni, aga täna on selle taga kinni, et ma tulen niigi otsaga kokku? Jah, ega see katselapid esiteks võiks olla nagu täpselt nii suured, et see natuke see ületab su seda piiri nii-öelda. Selles mõttes, et kui seal on mingi muutus, siis sa tekitad ka tunnetuslikult peaks tekkima erinevus, sest muidu sa ei ole selles katses väga sees. See on nagu üks küsimus. Teine asi on see, et see ega mingid esialgsed asjad näiteks üks tehnorada. Väga lihtne. See ei ole mingi raketiteadus selles mõttes. Ja see ei ole nii suur löök ka, et panen pool ettevõtet selle katse alla ja kui nüüd läheb nässu, siis on nagu selge. Mul enam garaaži ei ole. Jah. Aga 2 küsimust kokku viies veel siin selle koha pealt, et ega see taastava põllumajanduse nii-öelda praktikad ja see vähendatud kulud ja võib-olla püsivam tulu, siis see on aidanud meil palju neid katseid ellu viia. Sest me oleme mõne katse pealt, ma ei hakka numbreid nagu ütlema, aga palju kaotanud.
ma mõtlen ka, et kas kui nagu milline sinu mõtteprotsess on just ütleme siukse eelarve poole pealt, et kas teie siis oma isaga koostöös, eks ole, ettevõtmistes, kas te teete eelarvet ka niimoodi, et te panetegi juba mingisuguse poti eelarve rea peale, mis on siis kutsume seda katse eelarve? Tegelikult ei tee. Ma arvan, et see hakkaks meid liiga piirama. Okay. Meie oleme ikkagi isaga põlemad, võib-olla see tuleb vanaemalt, siis isa ema oli seemnekasvatus agronoom ja talle nagu meeldis teha hästi punkti pealt mingeid asju ja aga samas nagu uudsusi leida. Ilmselt oleme sealt midagi kaasa saanud, et me tahame teha kogu aeg ilma, et see eelarve nii palju ei pärsiks. Me pigem teeme nii, et me selle nii-öelda siis otsekulusid vähendame lihtsalt nii, et meil jääb selleks vahendeid, et me saame oma need asjad tehtud, mis meil mõtted peas on, mis me talvega kogume, et kevadel oleks võimalik need ära teha ikkagi. Et katsetamine on tavapraktika, see ei ole mingisugune lisandtegevus. Ei ole. Meie jaoks küll mitte, see on igapäevane mõnus tegevus. See on, mulle väga meeldib see mõte, sest et selliseid lisaasju, mis ei ole jälle see vajaduste püramiidis nagu all, on hästi lihtne, eks ju, kärpida. Et seda võib kunagi hiljem teha, aga me arva teeme asju hiljem. Need on need liistud, mis jäävad pärast remonti panemata muidu. Ja, täpselt. Aga siis teil selles mõttes siiski on nagu mingi, eks ole, ma saan aru selline kogemustega tundsuke tunnetuslik, eks ole, nagu ütleme siis nagu maht, mis te teete. Aga nüüd korra võib-olla siis keeriks nagu tagasi seda, et milline see mõtteprotsess on, et millised nagu katsed maha panna, et kus te, ütleme siis, kas te ammutate oma põldude pealt mingid ideid ja siis vaadata, et kuidas mingisugust asja proovida, et parandada, et mingid eesmärgid, eks ole, või kuidas teil see mõtteprotsess nagu toimub, et missuguseid katseid teha ja? Kindlasti see on ka jälle, nagu ikka otsused sünnivad mitme asja koostööl. Vaatad seda aasta kokkuvõtet, teed kultuuridest, arvutad välja oma hinnad, siis vaatad, kus on vaja parendada, siis terve talve ostad kokku neid 20–100 euroseid raamatuid, kus siis loed, sealt igast ühest võtad mingid ideed, vaatad, kas need võiks toetada meie ettevõtluses, just neid kultuure näiteks, nende kasumlikkust. Kõik see kompott kokku, siis sealt tekib nagu ideed, kuule, see võiks nüüd parendada meie tulemust. Ja siis ma arvan, et see on teil eelnevatel päevadel teemaks olnud, et see vaimne tervis ka, et meie jaoks katsetamine aitab vaimset tervist hoida, sest see teatud oludes, kus nagu olukord üldiselt on nagu turul kurb, siis katsed ja nende tulemused teevad asja põnevaks. Et kui nisu on põllul pikali, siis lähed kõnnid näiteks mõnes, mis iganes haljas väetis kultuuripõllul ja siis tunned ennast kohe paremini. No näiteks. Okei, väga lahe. Aga nüüd sa mainisid ka, et võib-olla korraks mind ennast huvitab ja ma usun, et nii kuuled kui vaatad ka huvitab nagu see, et kas sa julged täna tahad jagada mingisuguseid selliseid nagu praktilisi katseid, mis sa oled teinud. Sa ei pea liiga palju ära andma, ma tean, sa hindad oma, eks ole, sellist teadmiste pagast ja kogemuste pagast nagu väga, aga kui midagi oleks mingisugune, ma ei tea, ebatavaline praktika või tehnoloogia, mis aitaks nagu hästi illustreerida seda meie vestlust täna, et mida sa oled proovinud ja mis on see nagu tulemus, kas on hästi palju üllatust tund või on olnud mingi, et issand jumal, et täiesti, mis iganes. Vau, sa teinud mitte mingit muutust. Ja, ei vastanud üldse ootustele neid. Ja 2 mõtet. Üks ebatavaline praktika ikka täna veel, ma arvan, on see, et nii-öelda väetamise ABC, need põhielemendid, millest me seal räägime, sealt astuda välja, minna mikroelementide poole ja siis mis tulemus on, see võib kõigi silmi avada. Ja võib-olla teine küsimus, mis ei muutnud mitte midagi. Võtad nisul ühe fungitsid ära, mitte midagi ei muutu, sama saagi. Okei. Et lihtsalt jätsid ühe ringi tegemata ja... See on muidugi hästi lihtsustatud, aga põhimõtteliselt. Sest et muidu on eks ju mingisugune stamp, et kui on nii, siis tee nii ja see on see, kuidas nagu see õpikuga tagumine, eks ju. Või näiteks ei künna iga aasta, isegi mitte 5 aasta tagant ja siis äkki 20 aastat ei künna, et siis ei lähe ka midagi tegelikult metsa. Jah, et uskumatu, mul teeb ise ennast nagu terveks. Teeb, jah. Meie eks ju enda katsetega ka, mis me mitte toidutootmisega ja tegelikult toidutootmisega ka e-agronomi demofarm, mine vaata järgi, et seal me näeme ka vaikselt ära seda, kus hakkab see muutus nagu tekkima. Igatahes. Ja
kas sa oskad ka nagu natuke rääkida seda poolt ka, et noh, sa oled seal teekonnal olnud juba oma aega, et väga palju on kuulda nagu seda, noh, Elmar nagu mainis ka, et kui palju see nagu nõuab sükest nagu lisakapitali või nagu lisamahtu nagu tööaja mõttes nii-öelda sinu jaoks või teie siis tootmise jaoks? Ikka on. Mul õnneks on ettevõtlustes abiks ka 2 venda, kes on nõus kõikide ideedega, millest ma välja pakun. Võiks öelda, see on minu pluss. See on tõesti suur pluss. See aitab neid asju ellu viia. Isa on siuke mõnus selgellega, peab hommikul teinekord tund aega arutlema. Pehmelt öeldes asju, see on väga suur pluss. Tihti luugu läheme lahku natuke niimoodi karvad on turris. Tuleme tunni aja pärast uuesti kokku, et kuule, päris hea idee, paneme sükse asja, sinu see idee, minu see, ja läheme siit edasi väga tugevamalt hoopis. Et need asjad, see on nagu, aga noh, see, isegi kui me ei teeks seda taastava põllu, me teeks ikka neid asju. Jällegi, et ei tee seda oma olemuse või nagu selle mõtte pärast, et see on nüüd mingisugune taastav põllumajandus, vaid see on lihtsalt see, mida te teete, eks ju. Aga kapitali poolest, eks tegelikult palju asju me ju selle taastava põllumajanduspraktikades pigem teeme niipidi, et seda kapitalimahtu vähendada, mis vaja. Selge see, et kui me läheme põllule mingit töid tegema, siis selleks on vaja teha investeeringuid, mis võivad olla väga kallid. Kui hakata kastist välja mõtlema, siis teinekord saab päris odavaks mõned asjad. Et minu lihtne idee, et need põllul mullaga kokku puutuvad masinad, et nende remont tegelikult on ju uue tüki külge keeramine, et need ei pea alati olema tutt uued. Ja samas, ma ei tea, kombaini on palju keerulisem minu jaoks ajastada, et ma tegelikult, mis näiteks kombaini remondist, kui me räägime, seda peaks talvel tegema, aga ma parema meelega loen Dave Branti raamatut selle ajal. Okei. Prioriteedid ühesõnaga, jah. Mul enne nüüd tuli meelde, mis ma enne tahtsin ka sinu käest küsida. Ja kui me rääkisime sellest kasumlikkusest, eks ole, sellest nii-öelda rahanumbrist. Ja ma mainisid ka, et kui sa käisid nõustamas nii-öelda, siis põhimõtteliselt nagu madalama mis sa ütlesid, 2-3 korda madalama kulubaasiga see nagu sama tulemus on ju. Et mis ma sellest koolitusest ka, mis me siin läinud nädal nagu tegime, nagu kaasa võtsin, oli see, et räägitakse, eks ole, rahanumbritest, operatsioonikuludest, aga väga vähe nagu räägitakse sellest ajakulust, mis nende operatsioonide tegemiseks nagu kulub. Et siinkohal sa juba muigad on ju, et võib-olla räägid, et kuidas sina nagu seda ajamõõdet nagu enda jaoks siis lahti võtad, et ma kujutan ette, et raha on üks, aga kui aega ka ei ole neid kõiki asju teha, eks ole, siis pole ju eriti midagi teha, vaata. Eks aega tuleb võtta tööde jaoks, aga ma enne mainisin oma vendasi ka, et me oleme kõik siuksed, võiks öelda loodrid. Külvimees meil tuleb 10 tööle ja siis selles vaates see meie jaoks töötab nii hästi lihtsalt. Meil lihtsalt ei ole peres ühtegi meest tegelikult, kellel meeldiks hullult 16 tundi jutti künda siin tänasel kuupäeval. Ei ole lihtsalt inimest, me teeme teisi asju sellel ajal, magame näiteks. Jah, mis hoiab sind, eks ju, nendes aegades, kui sa plaanid tööd teha värske ja tervena. Jah, see lihtsalt meie jaoks töötab niipidi, see ongi, et selles mõttes aja mõõde on kindlasti, me suudame sama meeskonnaga palju vähem ajakuluga teha sama töö ära. Aga kellele meeldib, tulebki teha nii nagu see, ütleme, see asi peab meeldima, muidu ei ole mõtet üldse teha. Aus. Ja mõtlen, kas te muidu mõõdate ka oma aega, nagu, et kui palju teil mingi operatsiooni peale aega nagu kulub ja siis kas see annab ka teile nagu siukse mõtte, et kas meil on üldse nagu aega mingisuguseid teisi operatsioone teha või on see pigem lihtsalt nagu valikute küsimus, et mida me otsustame teha ja mida me ei otsusta teha? Üldiselt mitte, kui meil on mingid plaanid, siis me teeme nii, et need tuleb ellu viia. Aga me aega mõõdame nagu suures plaanis sellega, et vaatame traktorite aastaseid töötunde, siis me vaatame, et me oleme pinda suurendanud, ma ei tea, 1,5 korda ikka teeme sama palju töötunde traktorilt, siis me näeme, et me oleme hästi teinud. Okei. Väga siuke lihtne mata, eks ole. Väga lahe.
siin võib-olla küsiks nagu natuke etteruttavalt ka sinu käest sükest tulevikku nagu mõõdet, eks ole. Et kui vaadata täna võib-olla nagu läbi selle spektrumi, et mida sina näed, kuhu nagu sa oma teekonnal veel tahaksid nagu jõuda, siis mis need nagu sellised fookuskohad sul täna siin laua taga nagu oleksid? Ja võib-olla ka miks? Täna kindlasti küsimus minu jaoks on ikkagi see, et lahendada ära see monokultuuride kasvatamise probleem tegelikult. Räägi natuke lähemalt. Ma näen seda, et see on probleem meie muldadele. Isegi see talikultuur kasvab aasta aega. Ühel põllul tegelikult see muld on teist nägu pärast seda. Näiteks sellel aastal mul oli küll pisuke osa, aga oli odra ja hernesegu maas. Ja see muld, mis sealt jääb nagu järgmisele kultuurile, see on hoopis teist nägu. Täna selle juures lihtsalt küsimused on see, et mis nende toodetega edasi teha. Just, et see, kui sa nüüd ära koristad, et turg ei ole valmis selleks hetkel, suures plaanis. Me täna mõtleme, meil on see 2 koormat seda segu seal, me sellega tegeleme. Sealt on potentsiaal meie jaoks, et see hernekasvatus kui selline läheb palju lihtsamaks, palju tasuvamaks. Lihtsus on seal selle juures see, et hernekasvatus näiteks on masinatele, see on hull koormus. Tegelikult ei tahaks keegi kombaine sinna hernestesse saata, sest see lõhub need ära. Just. Aga see odra hernesegu koristus oli selline nagu jalutuskäik pargis. Enam-vähem nii, jah. Ta ei olnud muidugi võrdne nisuga, aga need on asjad nagu, mis ma näen, et võiks olla või leida mingi lahenduse. Kas kõikide kultuuridega ma ei usu, aga mingil tasandil, et see, sest ega, mis meil on siin, kui me räägime Eesti nagu põllumeeste külvikorrast, kus ei ole segatootmist, siis ega seal liiga palju variante ei ole. Ega ei ole väga, jah. No olles ise e-agronoomi poole pealt nõustamas, koolitamas põlluraamatu täitmist, ma näen väga selgelt, mida on vaja ja täna süsteemis meil ei ole võimalik märkida 2 kultuuri külvamist korraga. Mis EOS peegeldab seda, et seda ei tehta palju. Muidu oleks ju telefon punane ja küsitakse, et kuule, mul on siin kultuurid koos, miks ma ei saa panna? Täpselt nii, jah. Et kui me võtame näiteks viimastel aastatel probleemne kultuur, taliraps, kui me selle külvikorrast nüüd võtame välja, siis kuidas ehitad üles? Nagu terve süsteemi selles mõttes, et mis oleks terve selles mõttes, et mulla ja ka kasumlikkuse mõistes. No kusjuures seda tooti sinna välja ka kevadel, et mis on üks põllumees vestlesin temaga, et ta tõi ka selle välja, et head külvikorda pole enam nagu justkui, et mida nagu kasvatada ja et see õnnestuks ja et see nagu tooks raha ka sisse nii-öelda. Et kui te teate, siis andke mulle ka teada. See oli nagu päris selline mõjus. Ma korra selle mulla näo juures tahtsin peatuda, sest muld on nagu oluline teema, et kas räägid korra, et mis seal näos siis nagu teistmoodi oli, kui olid, sa ütlesid see aasta aega, eks ole, talinisu, see mullal oli siuke nägu ja siis ma sain aru, et see hernesodar said koos mulda siis kevadel. Et mis seal siis näos nagu teistmoodi oli? Ja kõigepealt ma võtan võib-olla siit alustan, et mis see taastav põllumajandus minu jaoks veel muutuda. Mul on nüüd viimased 3 aastat labides kogu aeg autos kaasas, täna ka siin sõidab kaasas. Et see on nagu üks muutus veel, mis on toimunud. Et sa vaatad sealt pinna pealt ka sisse, eks? Jah, aga mis seal muutus? No selle mulla struktuur on täitsa teine nägu. Kui ikkagi sellisel märjal hooajal tegelikult see mulla pind on ikkagi peksa saanud. Ta ongi siuke nagu pannkook pealt sile. Siis seal all on ilus siuke vihmauss on sinna oma need väljaheited ajanud, ta on siuke kramblino, mis eesti keeles, mis ta iganes. Murenev, jah. No ta on täitsa, mul oli niimoodi, et mul 40 hektarine põld, sellest 10 oli siis see segu ja ülejäänud oli siis tegelikult oli seal suvioder ristiku alla küll. See ei ole kaugeltki sama hea. Miks ei ole, seda ma ei oska teile täna öelda, aga nii on. Ja see on see, mis paneb sind nüüd edasi, eks ju, tegutsema ja uurima ja katsetama selle koha pealt, sest sa näed, et on muutus toimunud ja see on sinu jaoks positiivne. Ja tundub jah, et Jaanil on üks mõnus jänesurk, kuhu pugeda nüüd sellel talvel, eks ole? Ja järgmine nädal saab veel minna siis seda otra ja ennest kuidagi eraldama üksteist. Ja kusjuures ma tahtsin jah seda küsida, et okei, et panid koos maha, eks ole, ja koristasid nagu koos ära ka, aga ja sa ütlesid, nagu turg ei ole nagu valmis, aga kas neid siis ei saa lihtsalt
separeerida teineteisest? Põhimõtteliselt saab, aga no see ei ole nii lihtne, kui ta paberil tundub. Okay. Muidugi mul on üks hea tuttav, kes oli nõus ka seda oma veistele proovima seda segu, nii et mul on nagu mitu tasandit, mis me üritame läbi käia ikkagi. Okei. Ja kui me räägime lihtsalt nagu nendest, küsin nüüd nagu räägin endale veits vastu, et tahtsin küsida saaginumbritest, on ju, aga korraks lihtsalt aru saada mingi nagu mõõde ja siis ma ei tea, kas kasumlikkusest on veel vara rääkida, sest et see on selline... Kasumlikkust ma täna ei julge midagi öelda, ühtegi toodet sealt sellest segust pole müüdud veel, aga saaginumber on circa natuke alla 5. Seda siis niimoodi, et me külvasime, tegime herbitsiidi, väetiseks sellel põllul oli ainult väevel. Ehk siis otsekulud väga madalad, saagikus tegelikult parem kui suvivaturide keskmine ja kindlasti parem kui selle aasta herned. Mis tal eelnes? Oli siis kokku, jah? Jah, see oli kogu saak. Ja mis tal eelnes selle kultuuri mõttes antud pinna peal? Oli talin isu ees. Okay. Ja selles mõttes vahekultuur muidugi ka, ei tule see enam meeldegi, et vahekultuur. Sest et see on nii tavaline sinu jaoks just, et miks ma seda küsin, ongi see, et sisendid ei ole alati ainult see, mis ma taskust panen, vaid on ka see, mida ma varasemalt panin, et see tuleb ju ka arvesse võtta. Ja võib-olla lõpetuseks lihtsalt tundus nagu hea moment, et sa rääkisid seda, et käisid ühte ettevõtted nagu nõustamas, et kas nõustamine on mingisugune teema sinu jaoks, uus ärisuund ka selles suhtes ja kas inimesed võivad sinu poole pöörduda, kui nad tahavad sinu käest nõu? Täna oma ärisuunaks teda küll ei nimet, see on lihtsalt siuke hea vaheldus käia, võib-olla lahendada ka teiste muresid. See tekitab ka endal uusi ideid ja mõtteid ja see on nagu suurtesti pluss, aga põhimõtteliselt ma mingil määral olen veel avatud, aga ma väärtustan enda aega veel täna kodus väga palju. See on siit selle peaaegu 40 minuti sees väga selgelt läbi käinud, et aeg on see küll sinu üks peamisi tööriistu, mida sa oskad kasutada. Sest nagu sa ütlesid, sul ei ole mõtet kombaini talvel remontida, kui sa tead, et sa saad teha enda jaoks siin peas selle olulise töö ära. Ja, see on minu jaoks, mina näen seda niipidi. Väga lahe. Igatahes, Jaan, sinuga on olnud äärmiselt meeldiv sel teemal nagu vestelda ja suur tänu, et sa leidsid aega, et oma mõtteid, kõigepealt, et oma aega meile anda ja et oma mõtteid meiega jagada. Nii et soovime sulle jõudu jaksu ja äkki mõnikord veel. Jaa, oli tore. Aitäh sulle ja aitäh, kallid vaatajad, kuulajad. Oleme peagi tagasi juba järgmise teemaga. Näeme. Tšau.